soov on sind kiita kõigega, au tuua, rahu tuua oma lauluga. Kõik päevad, mis jäänud, sul annan ma. Kõik hetked, teod ja mõtted, hinge muusika. Vaikuses su väge näen, et kõik on sinu käes, segadus siis selgeks läheb, südamesse rahu jääb. Võta mu isekus mu plaanid ka, su vägi minu nõrkustes võiks säärada. Vaikuses su väge näen, et kõik on sinu käes, segadus siis selgeks läheb, südamesse rahu jääb. Sind tänan, et läbi mind kannad, vaid sulle, mitte mulle au saab kuuluda. Sind tänan, et läbi mind kannad, vaid sulle, mitte mulle au saab kuuluda. Vaid sulle, mitte mulle au saab kuuluda. Amen. Te võite nüüd tõusta, me laulame koos järgmise laulu. Ja te olete siin seda mitmeid kordi kuulnud ja laulnud juba. Täna natukene teistmoodi siis. Sinus on kõik, mida vajame, su vägevust, tarkust ja headust ei hoomata suuda. Sind veel rohkem kui õhku me vajame ja palume, muuda meie südameid, et seda võiks me mõista. Oh, kiida mu hing Issandat ja kõlagu tänu mu
suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kuid pean tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu eest toodi. Kiida mu hing, issandat, oled kõik väga targasti loonud, su vägevust, tarkust ja headust võib aimata looduses. Palun ava meil silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid imesid, mis kõikjal me ümber. Oh, kiida mu hing, issandat, ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma veel päris selgelt ei näe, kuid tean, tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu eest toodi. Kiida mu hing, issandat, au toogu sulle minu elu, mu sõnad ja kõik, mis mu sees. Au toogu sulle minu elu, mu sõnad ja kõik, mis mu sees. Alistan sulle oma elu ja plaanid kõik, mis veel ees. Alistan sulle oma elu, sest tean, tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiida sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu eest toodi. Kiida mu hing, issandat, kiida issandat, iga päev, kiida issandat. Ta on austust väärt ja kiitust väärt iga päev. Au toogu sulle, au toogu sulle minu elu, mu sõnad ja kõik, mis mu sees. Au toogu sulle minu elu, mu sõnad ja kõik, mis mu sees. Alistan sulle oma elu ja plaanid ja kõik, mis veel ees. Alistan sulle oma elu.
Aamen. Te võite istuda. Nii, ma olen juba sees, vabandust. Nende mikrofonidega on see asi, et imelikke asju võib juhtuda. Kui sa unustad ära, et on sisse lülitatud ja sa leiad ennast mõnest teisest kohast, aga see ei ole mitte teema. Teema on see, et kui me kohtume oma elus ebakindlusega, ootamatute olukordadega, mis tekitavad meis ebakindluse, siis me võime reageerida väga ootamatult, etteaimamatult. Me käisime talviga eile, jalutasime Pärnus jõepromenaadil ja sinna oli tekkinud lõbustuspark, igavesti pirakad ja kõrged tornid ja ma küsisin Talvi käest, kas lähme? Seal oli kõrge torn, siis karussell tõusis sinna üles kõrge torni otsa ja ta ütles, mitte iialgi. Et on olukorrad meie elus, mida me väldime, mis meile ei sobi, mis on ootamatud, aga sellised on asjad, mida me saame oma elust välja lülitada, aga on olukorrad, mille vastu me oleme kaitsetud, me ei oota neid ja ühtäkki nad on kohal. Üks selline asi, mis meiega võib tekkida, on hirm. Me ei tea, kuidas käituda. Me ei ole selles olukorras olnud, meil ei ole kogemust, tekib hirm, tekib paanika, me võtame vastu valed otsused. Meil ei ole seda sisse harjutatud rada, mida mööda käia. Need ei ole meie automaatsed tegevused. Kui me oleme libedaga harjunud talvel autoga sõitma, kui tekib libisemine või kas või suvel autoga sõites vihma sajab, tekib vesiliug, kui sul on kogemused, siis sa juba tead, mida teha. See esimene reaktsioon ei ole mitte paanika, aga mingi selline motoorne tegevus. Et sa tead automaatselt, kuidas käituda. Tulevik meie elus on selline, et me ei tea täpselt, kuidas käituda. Sest see on niivõrd ootamatu. Me ei saa olla tulevikuks lõpuni valmis. Me võime aimata, mis tuleb, me võime ette valmistada. Aga mõnikord võib hirm olla meie elus suur suunaja või motivaator otsuste tegemisel. Hirm tuleviku ees, mis juhtub siis, kui? Meil võib olla hirm ka Jumala ees. Mis siis, kui ma annan oma elu Jumalale ja ta saadab mind Aafrikasse missionäriks? Sel nädalal neljapäeval oli meil väga meeleolukas ristimisteenistus Nuutsakul ja Aare ja Laura said ristitud ja ilmselt nad nüüd ootavad, mida Jumal nendega teeb, et Aarele ilmselt ta ütleb, et sinust saab suur teleevangelist ja hakka juba valmistama ennast ja Laurale võib-olla ütleb, et no nii, pane ennast valmis, lähed Indiasse ema Teresat asendama. Ja Aare ütleb, et oleks ma seda teadnud, ma poleks siia kirikusse tulnudki. Ei, Jumal ei ütle niimoodi. Ma ei usu seda. Ma tahan rääkida Peetrusest. Ta oli kalamees, väga selline ratsionaalne
mõnikord niisugune emotsionaalne ka, aga loogilise mõtlemisega ja oma elu ühest suurematest õppetundidest sai ta Jeesuse käest seoses sellega, mis puudutas tema elukutset. Ja see puudutas vett. Peetrusel oli kindel arusaamine sellest, mis seal vees toimub. Millal kala püüda, millal mitte püüda, millal kala võtab, millal ei võta. Ja veel oli ta selgeks saanud, et kui sul ei ole paati, siis vesi ei kanna. Nii et ta oli väga loogilise mõtlemisega mees. Aga ta ei olnud selline mees, kes nagu hoiduks veest eemale, hirmuga, et ta võib põhja minna. Esimene asi, mida Jeesus Peetrusele õpetas, oli õppetund usust. Kui sul on piibel kaasas, võtame Luuka evangeeliumi 5. peatüki. Luuka evangeeliumi 5. peatükk. Nii kaua, kui te otsite. No vot, täna on ka selline ootamatu olukord, ega te ei tea täpselt, mis tuleb. Eks ole, jutlus on veidra koha peal. Jutlus peaks olema lõpus ja siis tuleb lõpupalve, lõpulaul, õnnistussõnad. Ja nüüd sa oled ka võib-olla segaduses, sa ei saa hästi aru, mis toimub. Sa kohtud nagu tundmatuga. Nii, leidsite üles Luuka evangeeliumi 5. peatükk. Ja 1. salmist, aga sündis, kui Jeesus seisis Genetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi 2 paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimoni oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse ette põlvedele ja ütles, mine mu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebedeuse poegade Jakobuse ja Johannesega, kes olid Siimone kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Ega Jeesus ei kutsunud Siimonat missionäriks. Jeesus kutsus Siimonat püüdma inimesi. See on nagu kalapüügiga, sa kunagi ei tea, mis näkkab või kuidas näkkab. Mõnikord kõik võib õige olla, kellaaeg on õige, sööt on õige, uss on õige või lant on õige, koht on õige ja näed, ei näkka. Mitte üks raas ei näkka. Jeesus, mida ta ütleb Siimonale? Et ma ei tee sinust või muuda sind kellekski, kes oma loomu poolest ei ole. Sa oled kalamees. Ma kasutan neid oskusi, mis sul on, neid võimeid, neid talente, mis sa oled omandanud. Natukene teisiti, natuke teises võtmes, kui sa seni oled kasutanud.
Jeesus ütles Siimonile, tule, ma teen sinust inimese püüdja. See on täpselt sama ettearvamatu. Me võime ju kõik õigesti teha. Sõna võib olla õige. Me oleme palvetanud, kas on need meie lähedased, meie perekonnaliikmed, meie sõbrad. Me oleme kõik justkui õigesti teinud. Me oleme palunud tarkust sõna kuulutamisel. Me oleme otsinud hoolega seda õiget aega, millal öelda see sõna välja või anda see kutse edasi. Ja siis, kui see hetk on käes, ei näkka. Kalamehed võtavad seda asja võib-olla pisut lihtsamalt. Kui ei näkka, siis tulen homme tagasi. Iga kord ei saa ju vedada lihtsalt. Oma teismeea ma kasvasin Kohilas Keila jõe ääres. Ja oma vennapojaga me käisime ikka iga nädal kalal. Ei ole midagi. 15 meetrit ja viskad õnge vette, eks ole. Ja me pidime tunnistama, et ega see nii lihtne ei olnudki. Meie naabriks oli üks Kohila koguduse inimene, kelle pere ei olnud kristlased. Aga ma tean, et see armas ema palvetas oma laste ja lastelaste pärast. Tema poeg oli Kohilas vaata et kõige kuulsam mees. Temast on isegi telesaade tehtud. Tema hüüdnimi oli Putukas. Ta oli alkohoolik. Ja ma ei tea, mis asi see oli, mis fenomen see oli temaga. Kas need olid ema palved, aga iga kord, kui tema kalal käis, oli ta mõned tunnid ainult ära. Ja tal oli ämber, oli särge ja ahvenad täis. Ma olen kindel, et ta ei käinud neid poest ostmas. Me võisime seda ussi või puruvana leotada seal vees tundide kaupa. Ma julgen öelda, et minust ei saanud kalameest. Aga Jumal leidis midagi, kust kinni haarata. Ja nii leiab Jumal sinu elus midagi, kus ta haarab kinni. Nagu sellest, kes sa oled ja mida sa teed, mida sa oskad. Mis on sinu and, mis on sinu kutsumus, kus sa tunned, et on sinu koht. Salm 5, Luuka 5.5. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale laseme võrgud vette. On sul olnud seda tunnet, et päev otsa sa oled justkui jooksnud peaga vastu seina? Öeldakse, et kui sa teed ühte ja sama asja järjepidevalt, lootes saada teistsugust tulemust, siis sa oled hullumeelne. Ja Jeesus ütleb Siimonale, jah, nüüd mine tagasi, sõua sinna sügavale kohale. Ja kalamees võib-olla ütleb, kuule, sealt sügavalt ei saa midagi, kala on kuskil seal kaldale lähemal, seal, kus on need vetikad ja veetaimed ja vaata, sealt tuleb proovida. Ja mida võis Peetrus mõelda, kui talle öeldakse, et sõua sügavale kohale? Sa oled öö otsa vaeva näinud, midagi ei ole saanud.
tunne, et mitte midagi pole ära tehtud. Ja Siimon ütleb Jeesusele, et me oleme terve öö vaeva näinud. Isegi ühtegi kala ei ole saanud. Isegi kalamaimu ei ole. Ja sina ütled, viska võrgud välja. Puusepa poeg, mida sa tead kalapüüdmisest? Meie kandis ei käi asjad niimoodi. Kala ei püüta niimoodi. Kulla mees. See järv on praegu tühi nagu kell. Mitte midagi ei ole. Aga mida Siimon ütleb? Aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vetta. Kui sina nii ütled, proovime veel üks kord. Kas või trotsist ma näitan sulle, et siin ei ole midagi. Kui sa ütled, et me peame seda tegema, siis teeme. Ja me lugesime tekstist, mis edasi sai. Ja kui see oli juhtunud ja kala oli tulnud nii palju, et kaaslaseid pidi appi kutsuma. Salm 8, aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Võib-olla üks Peetruse selline suurem probleem oli tema ise. Ma ei tea, mis ta võis tunda, süü, häbi, viha. Kõik see, mis oli elus aastatega kogunenud, no teed tööd, näed vaeva ja ikka kala ei tule, peaks juba kõike teadma. Kui Peetrus nägi kõike seda, mis oli toimunud, palju nad kala olid saanud, jättis ta kõik maha. Ja järgib Jeesust. Sest kõigel sellel ei ole enam tähtsust. Ta sai aru, mis oli juhtunud, see oli kohtumine Jumalaga. Juudid ootasid ju Messiat. Nad olid tegelikult usklikud mehed. Aga nüüd nad olid näinud midagi, mida nad siiamaani ei olnud näinud. Ja ta sai aru, et see kohtumine oli toimunud tema pärast, tema jaoks. Kuid ta ei olnud selleks valmis ja ta ütles, mine minu juurest ära, sest ma olen patune mees. Neid, kes nõnda on öelnud, on veel. Näiteks Jesaja, 6. peatükis 5. salmis Jesaja ütleb, kui Jumal teda kutsub, ta ütleb, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Kohtumine Jumalaga juhib meid läbi hetkedest, kus me tunneme, et me oleme väärtusetud. Et see, mida me oleme omandanud, siiamaani oleme arvanud, et me oleme nii head, me oleme eksperdid, me teame, kuidas asjad käivad ja Jumalaga kohtumine tõmbab sellele meie isekusele, meie oma iseenda tähtsustamisele, tõmbab justkui nagu joone peale. Aga siin on ka õppetund, kus me ütleme, et me jätame maha selle mineviku, kui me püüdsime valesid asju. See on see, kus me ütleme, et me ei loobu, me ei anna alla. Liigume oma elus edasi. Teine õppetund, mida Peetrus sai, on Matteuse 14. peatükis ja 22. salmist, ma loen, Matteuse 14, 22. Te võite muidugi vaadata ka, mis on Matteuse 22, 14, aga see ei puutu praegu siia. Matteuse 14, 22. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal, kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides, aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult. See on tont. Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid.
olge julged, see olen mina, ärge kartke. Eks ole, kujutate ette, tont tuli pärve peal varsti ja ütleb, ära karda, kõigest mina. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule, ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis huppuma hakates, issand, päästa mind. Peetrus ei osanud ujuda. No ei osanud ujuda, ma ei tea, nagu vene kirves. Ja Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Pärast seda sündmust hakkas jüngritele kohale jõudma, et Jeesus on Jumala poeg. Ta on see tõotatud Messia. Aga see salm, mida ma siin rõhutaksin, on salm 31 ja Jeesus sirutas kohe oma käe ja haaras temast kinni. Kui Peetrus hüüdis abi järgi, Jeesus sirutas kohe oma käe. Jeesus on valmis sind aitama kohe, kui sa hüüad. Mõtle sellele olukorrale, sa oled paadis ja sa oled näinud Jeesust kuival maal. Ja saad aru, et see on nagu õige olukord. See peabki niimoodi olema. Kui sa oled vee peal, siis sul peab olema paat. Kui sa oled kuival maal, paati ei ole vaja. Vee alla sa võid vajuda, maa sisse sa lihtsalt niisama ei vaju. Kõik on loogiline. Ja see olukord allub meie kontrollile, eks ole. Ja nüüd järsku Jeesus tuleb vee peal, tuleb mööda vett. See ei ole loogiline. See ei saa niimoodi olla, see ei tohiks niimoodi olla, see ei ole võimalik. Järelikult me siin paadis oleme hulluks läinud. Näeme tonte. Ja Jeesus rahustab, ütleb, et see olen mina. Ja ma ei tea, kus kohast tuleb, kui sa loed Peetruse neid reaktsioone mõnikord sellistes ootamatutes olukordades, siis sa saad aru, et ta ei ole absoluutselt kohe osanud ennast ette valmistada. Mitte igasugune ettevalmistus elu ootamatusteks puudub. Ta ei tea, kuidas reageerida kriisisituatsioonis. Normaalne inimene, kes on ennast ette valmistanud, kui ta näeb vee peal kedagi tulemas, ei ütle, et kuule, kutsu mind, ütle ainult sõna ja ma astun paadist välja. Halloo! See ei saa normaalne inimene olla, kes ütleb, et kui sa oled tõesti sina, las ma tulen sinu juurde. Me ei ole kunagi täiesti valmis ootamatuteks olukordadeks. See on see vana lugu, eks ole, et sellistes surveolukordades tuleb meist välja, mis meisse on pandud. See, kuidas me reageerime, kuidas me käitume kriisisituatsioonis, see on see, mis meis on, mida me oleme ennasse nagu sisse pannud, eks ole, nagu hambapasta tuub. Pigistad, tuleb hambapasta välja. Miks? Keegi on selle sinna pannud. Kutsu mind vee peale kõndima. Peetrus nägi Jeesust niimoodi tegemas ja ütles, mina tahan ka seda teha. Tuul oli tõusnud, ajas vett paati.
seal märatseva mere keskel, ta astub välja, vesi kannab, kuni ta pilk pöördub merele ja siis ta hakkab vajuma. Võib-olla, et paadist jüngrid ütlesid, Peetrus, pea alla, tead, üks laine tuleb kohe nüüd. Ja Peetrus vaatab, näe, tulebki. Mida sa teed, kui tulevad sellised olukorrad sinu elus, kus kõigi loogika reeglite kohaselt nüüd järgneb õnnetus, häda, katastroof, läbikukkumine, pettumus? Mida sa teed? Tõmbad pea alla, kükitad, äkki läheb mööda. Kas need raskused võib olla töökohas, tervisega, perekonna pärast? Sa oled palvetanud, sa oled ette valmistanud nii hästi, kui sa oskad, ja kõik see laviinina tuleb su peale, nagu see suur laine. Ära pöördu Jumalast ära. Miks? Sest kui sinuga on midagi hullu juhtunud, siis optimist ütleb, et saab hullemaks minna. Saab küll. Ära pöördu Jumalast ära, sest sa ei tea, mis on tulemas. Mida sa siis teed, kui lähebki veel hullemaks? Kui sa Jumalast ära pöördud, ma garanteerin sulle, läheb hullemaks, ära upud. Peetrus hüüdis, Jeesus, päästa mind. Ja nii kui Peetrus oli hüüdnud, päästa mind, Jeesus sirutab käe. Kohe. Ära pöördu ära. Ära pöördu Jumalast ära, kui kriisid tulevad sinu elus. Üks inglise pastor ja kirjanik Rod Cooper kirjutab ühe loo oma lapsepõlvest. Me kasvatasime sigu. Ühel taraga piiratud alal jooksis meil ringi 300 noitsut. Iga päev kell 4 hommikul ma kõndisin väljale, et neid seal toita. Nad olid hajali mööda tara. Ükskord üks väike põrsas tuli minu juurde ja hakkas minu saabast närima. Ma tõstsin ta sülle ja hakkasin paitama. Üsna varsti ta tahtis maha tagasi. Ma ütlesin, ei, ma ei ole sinuga veel lõpetanud. Ma lasen sul minna kohe, kui mul on paitamisest isu täis. Sel samal hetkel lasi ta kuuldavale sellise ruige, mida ma ei ole kunagi varem kuulnud. 2 sekundi jooksul 30 emist, kellest igaüks kaaluvad 250 kuni 270 kilo, võtsid suuna minule. Panin põrsa maha ja tormasin tara poole. Vaevu jõudsin enne neid ja kõik emised käisid röhkides edasi-tagasi, nagu öeldes, tule veel meie lapsukesi torkima, kui julged. Ma vaatasin tagasi ja tõdesin, et see väike lurjus ei olnud kogu loost üldse heitunud. Miks? Sest abi oli ühe ruige kaugusel. Ma küsin sinult midagi. Kui keegi Jumala loodud olenditest on nii tundlik omade appihüüdele, kui palju enam tundlik on taevane Isa tema laste appihüüdmistele. Abi on ainult ühe ruige kaugusel.
tead sa, et Jumala abi sinu jaoks on ühe ruige kaugusel. Sina paned selle artikuleeritud kõnesse ja hüüad oma kriisisituatsioonis, Jeesus, aita. Aita, ma olen terve öö vaeva näinud, täiesti mõttetu, mu oskustest ei ole mitte midagi kasu. Võib-olla ma teen valet asja. Ja võib-olla Jeesus ütlebki sulle, et tule, ma teen sinust inimeste püüdi. Võib-olla sa oled kokku vajunud oma elu murede all. Ja sa tunned ja sulle öeldakse ka, ja läheb hullemaks. Oi, kui see sinuga juhtus, kui sa seda asja unes nägid, siis tuleb häda. No siis tuleb häda. Ma ei tea, mis sa pead tegema. Ma ei ütle, kes seda on öelnud, aga ma olen kuulnud seda üsna palju. Nägin unes, et ujusin meres. No nüüd tuleb mingi haigus. No nüüd tuleb, see haigus tuleb nüüd. Kui sa tunned, et sellised olukorrad on sinu elus, siis abi on ühe palve kaugusel. Tõuseme ja palvetame. Isa taevas, me täname sind, et sa oled jälgimas meid pidevalt, ka meid, kes me täna siin oleme. Issand, ja mis iganes olukordades me oleme, kas need on meie tööolukorrad, meie ebaõnnestumised, meie peresituatsioonid, issand, sa näed, kas me oleme langemas elu murede koorma all. Issand, me tahame lihtsalt hüüda sind, Jeesus. Jeesus, tule ja aita. Issand, tule ja aita, me upume. Issand, tule ja aita. Issand, võta mu käest. Issand, siin on minu käsi. Võta minu käest. Isa, ma palun, et sa annaksid meile seda kindlustunnet ja tahtmist uuesti tõusta jalgadele, kui me tunneme, et oleme läbi kukkunud. Me oleme justkui peaga vastu seina jooksnud ja tulemust nagu ei ole. Isa, ma palun, ütle meile, et sõua sinna sügavale kohale ja viska oma võrgud välja. Isa, tänu sulle, et sa oled ühe palve kaugusel. Amen. Amen. Me laulame nüüd ühe laulu koos jälle. Ja. Kõige kindlam alus, millel elu rajada, rõõmudes ja valus, Jumal sinu sõna kannab, ärgu ükski tuul meid sinust kaugemale puhu. Las kõik raskusrõõm meid kandku üha lähemale vaid. Sinu ustavus on ilmsiks saanud ja me südamed on tänu täis. Alus, millel elu rajada, rõõmudes ja valus, Jumal sinu sõna
me südamed on tänu täis. Armsam maailma rikkustest on ligipääs sinu juurde. Kallim edust ja austusest on elu su südame juures. Armsam maailma rikkustest on ligipääs sinu juurde. Kallim edust ja austusest on elu su südame juures. Armsam maailma rikkustest on ligipääs sinu juurde. Kallim edust ja austusest on elu su südame juures. Sinu ustavus on ilmsiks saanud ja me südamed on tänu täis. Sinu ustavus on ilmsiks saanud ja me südamed on tänu täis. Aamen. Te võite võtta istet, sest nüüd me mängime mõned lood, mis võib-olla teil ei ole selged. Ja siin pole ka midagi imestada, sellepärast et see lugu, mis me järgmisena mängime, ei ole kuskil varem kõlanud. Ma ei saaks öelda, et see päris uus on. Sõnad on tegelikult väga vanad ja tegelikult on see lugu meie isa palve, mis on siis pandud laulusse ja natukene siukene oma tõlgendus võib olla kohati sõnastuse mõttes, aga see palve on, ma usun, paljudele teist ka väga armas ja siis ma tahtsin selle laulusse panna. Armasta Eva isa, sulle toome kiituse ja au. Oled kõige püha, ärgu iial vaikigu me laul. Sinu tahtmine sündigu nii taevas kui ka maa. Oma südamed pühendas taaskord sulle Jumal. Igapäevast leiba anna meile tänagi. Iga õnnistus on sinult, selle eest sind täname.
andestame patud, sinu arm on eluks vajalik. Teiste vead ja võlad, sinu moodi andeks anname. Armasta Eva isa, kiusatus meist hoia eemale. Kurja käest meid päästa, sulle kuulub riik ja vägi ja au. Sulle kuulub sinu kuningriik, sulle kuuletuvad loodusjõud. Alistund on sulle iga vägi, lõplikult on sinu kogu au. Taevas kui ka maal, oma südame pühendame taaskord sulle, Jumal. Kuulume sulle täiesti. Siuke palve. Meiega siis liitus nüüd emmakene ja väga hea. Järgmiseks lauluks on Kindel linn. Ja mina olen avastanud üha rohkem ja rohkem Jumala sõna uurides, et ma muretsen vähem, kui see teadmine jõuab sügavale südamesse, et isegi need asjad, mida ei suuda kuidagi mitte keegi maailmas kontrollida, et isegi need asjad on Jumalal kontrolli all ja mingisugused, nagu see mõistus ei jõua mõõta neid asju ja muretsemiseks ei ole põhjust. Mulle tundub, et see laul räägib paremini, kui ma ise mängimist.
pitsused sulle teada on ja kõik, mis järgneb praegusele hetkele. Kõik vandenõud ja sepitsused sulle teada on. Hirmus elama ei pea, see sinule jääb viimne sõna. Oled kindel linn ja igavene varjupaik, kus kasutust võib leida kõige segasemal ajal. Vangumatu õnn, et sinu juures olla võin, kus rahutäht ka helgib kõige pimedamas öös. Elupinged, rahutused sulle teada on ja kõik, mis järgneb tänasele päevale. Su arm ja ohver tasapisi mõistetavaks saavad. Süda täitub tänuga, sest sinu ette tulla saan. Oled kindel linn ja igavene varjupaik, kus kasutust võib leida kõige segasemal ajal. Vangumatu õnn, et sinu juures olla võin, kus rahuda helgib kõige pimedamas öös. Oled kindel linn ja igavene varjupaik, kus kasutust võib leida kõige segasemal ajal. Vangumatu õnn, et sinu juures olla võin, kus rahutäht ka helgib kõige pimedamas öös. Kasutust võib leida kõige segasemal ajal. Vangumatu õnn, et sinu juures olla võin, kus rahuda helgib kõige pimedamas öös. Mul on täna natuke pea laiali otsas, aga vaatamata kõigele olen ma siin jõudnud kohale ja loen teile jupi psalm 148, sellepärast, et see sobib kaunisti meie järgmise lauluga. Ja kuidagi sellest psalmist ei väsi. See on aeg-ajalt, loen seda uuesti. Sellest saaks ilusa, see alati maalib ilusa pildi silmade ette, niisuguse vägeva. Kogu maailm kiitku Issandat. Halleluuja, kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes. Kiitke teda, kõik tema inglid, kiitke teda, kõik tema väehulgad. Kiitke teda, päike ja kuu, kiitke teda, kõik valguse tähed. Kiitke teda, taevaste taevad ja kõik veed taevaste peal. Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi. Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks. Tema andis määruse ja sellest nad ei astu üle. Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik sügavused, tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi, mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid, metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud, ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad, ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega. Kiitku nad Issanda nime,
sest tema nimi üksi on kõrge. Tema aulisus ulatub üle maa ja taeva ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja! See on ka ühtlasi meie peaaegu viimane laul täna. Ja mul on olnud suur rõõm üldse siin koguduses olla. Ma ei kao kuskile, see kõlas nüüd natuke sedasi. Aga ma olen siin tõesti tundnud ennast väga koduselt ja hoitult. Ja täna on ka kuigi ma olen olnud pabinas, siis on siin ikka kodune ja turvaline olla. Ja mul on suur rõõm teile muusikat mängida. Ikka alati. Ja ma veel korraks ütlen, et siin on minuga Aleksandra Kremenetski. Võite plaksutada. Te võite plaksutada. Egon Veevo, Marek Talts. Ja siis on muidugi Emma Sepp. Sulle kiitust tahan tuua kogu oma hingega. Ärgu minu süda eales väsigu sul laulmast. Jeesus, sinu vere läbi elada saan vabana, et mul enam eal ei unuks eladagi vabana. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen, kui imeline elu ja imeline elutoo ja kiitke teda väike kuu, iga inimlapse suu, väia võimu lõpp. Hoid ja südamete õrnalt hoid ja kiitke teda linnud puud, iga inimlapse suu. Tähed taevas, lained merel sulle kiitust laulavad, mereloomad taevalinnud sinu tarkust näitavad. Tulgi laulab, päike valgub, et suvägi ilmsiks saaks. Viljapuud ja väiksed käbid sinu tarkust näitavad. Kui ma ainult vaatan,